Objektiivi raadio. Tervist, Objektiivi raadiosaate kuulajad, mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on Veiko Vihuri. Tere Markus ja tere head kuulajad! On kannatusnädal, suur nädal või püha nädal, nii nagu seda igal pool öeldakse üle maailma kristlaskonnas. Ning selle kannatusnädala teemaks sobib päris hästi see, millest kavatseme selles saates rääkida. Nimelt 2 kristlase, veendunud kristlase läbi 7 aasta olev kannatus, kes veeti läbi Soome kohtusüsteemi 7 aasta vältel. Nimelt räägime loomulikult Päivi Räsänenist ja luterlikust piiskopist Juhana Pohjolast. Nimelt peale 7 aastat protsessi koos eeluurimisega tuli siis välja eelmisel nädalal Soome kõrgeima kohtu otsus, kus nii Päivi Räsänen kui ka piiskop Juhana Pohjola mõisteti kriminaalkorras süüdi rahvarühma vastase vaenu õhutamises. Ja nende kuritegu seisnes selles, et nad väljendasid avalikult seisukohta ühes 2004. aasta pamfletis, kus ütles Päivi Räsänen ja siis Juhana Pohjola on selle väljaandja, et homoseksuaalsed suhted kujutavad endast psühhoseksuaalse arengu häiret. Ning loomulikult kogu pamflett ütleb ka seda, et need suhted ei ole võrreldavad loomuliku abieluga, mis on Jumala poolt loomiskorras selgelt inimestele ideaaliks asetatud. Sellise väljaütlemise eest, toonitan, aastal 2004 kirjutatud pamfleti eest võeti siis vahele nii Päivi Räsänen, nii luterlik piiskop Juhana Pohjola kui ka Luterfond, kes ja kelle abil või mille abil see pamflett välja anti, nii nagu Juhana Pohjola on hiljem öelnud kirikliku õpetusena. Ja ühes kommentaaris Juhana Pohjola seda ka ütleb, et nüüd siis oleme jõudnud sinnamaani, kus meie õpetuslik pamflett on kriminaalne kirjandus. Ja, ma kõigepealt hoiatan kuulajaid, et see pamflett on mul praegu lauanurgal ja kui te peaksite kuulama kopteri häält ja ma jään vait, siis teadke, et mul on järgi tuldud. Minul on see näiteks arvuti töö tasapinnal ilusti salvestatud, et me teame mõlemad ilmselt, et Soome kõrgeim kohus käskis siis sellest pamfletist need kriminaalseks tunnistatud väited välja võtta, et mina suutsin ka selle pamfleti veel enne alla laadida, kui need asjad sealt välja võetakse. Nii et jah, kui kopteri hääl tuleb meile mõlemile, siis teate jah, et siis jääb saade pooleli. Siis jääb saade pooleli. Et päris sürr oli näha seda Päivi Räsäneni postitust, kus siis oli toodud juba ka tsenseeritud variant ära, et seal olid suured mustaks tehtud lõigud või laused siis teksti sees, eks ole, et vastavalt kohtuotsusele, et tuli kinni katta siis need kriminaalsed väited. Aga jah, tegemist on siis aastal 2004 välja antud vihikuga või brošüüriga Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, ehk siis ta lõi nemad meheks ja naiseks, on siis piibli tsitaat esimesest Moosese raamatu esimesest peatükist. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Kas ma nüüd tõlgin õigesti, et homosuhted heidavad väljakutse kristlikule inimkäsitlusele? Mis on tegelikult prohvetlikult tänase jutu teema, et täpselt nii ongi ja täpselt seda see kohus otsustaski. Aga jah, et küsimus ei ole lihtsalt siis ühe vana brošüüri väljaandmises või ütleme siis ammu ilmunud aastal 2004 ilmunud brošüüris, vaid see kuritegu siis on toime pandud kohtu arvates nii, et Päivi Räsänen on siis selle kirjutise autor ja on esitanud seal teatud väiteid homoseksuaalsuse kohta, mis siis on nüüd kohtu arvates tunnistatud kriminaalseks ja Juhana Pohjola, kes siis tollal juhtis Luter Säädja nimelist ühingut, on siis seotud selle teksti nii trükis kui ka veebis väljaandmisega. Nii et ma saan aru, et
just nimelt veebiversioon, mis on jätkuvalt üleval, oli see põhjus, miks siis sai öelda, et kuritegu ei ole aegunud, vaid et see kuritegu on jätkuvalt aktuaalne. Ja kuulajatele võib-olla väikseks meeldetuletuseks, et tõepoolest, nagu sa juba alguses mainisid, kriminaalasi algatati aastal 2019 prokuratuuri poolt pärast seda, kui Päivi Räsänen oli mõned postitused teinud sotsiaalmeedias, kus ta siis kommenteeris Soome Luteri kiriku toetust Helsingi homofestivalile Helsingi Pride ja siis lülitati selle kriminaalasja koosseisuga see brošüür, see pamflett. 2 kohtuastmes mõisteti nii Päivi Räsänen kui ka Juhana Pohjola ja Luter Säätio õigeks ja ei nähtud nende tegevuses vähimatki õigusrikkumist, aga nüüd ootamatult siis ülemkohus möödunud nädalal, olles kõrvale heitnud süüdistused Päivi Räsäneni postituste, siis Twitter ja Facebook osas, võttis ette just nimelt selle pamfleti, selle teksti, mis oli jätkuvalt siis üleval Luter Säätio või siis lausa missioonipiiskopkonna kodulehel ja peaks olema praegultki loetav sealt. Ja selle päris nutika käiguga saadi süüdi mõista kõik 3, kes on tegelikult ammu olnud Soome sellisele edumeelsele osale ühiskonnast või progressiivsele, liberaalsele osale ühiskonnast pinnuks silmas. Nii Päivi Räsänen, rahvasaadik, kristlik poliitik, kunagine kristlike demokraatide juht, endine siseminister ja loomulikult siis naiste ordinatsiooni eitava sellise konservatiivse piiskopkonna või kirikliku ühenduse praegune juht ja piiskop Juhana Pohjola ja siis tema ümber olev siis Luter Säätio nimeline või tema taga olev Luter Säätio nimeline seltskond. See käik võtta menetluse aluseks või ütleme siis vaadata kohtus ainult seda ühte aspekti süüdistustest, millega prokuratuur algselt välja tuli, andis siis kohtule võimaluse süüdi mõista kõik 3. Ja kui nüüd Päivi Räsänen mõisteti süüdi selles, et ta mitte ei postitanud siis piiblitsitaati, et see süüdistus langes ära, tegelikult ta mõisteti süüdi selle eest, et ta väljendas muu hulgas seisukohta, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arengu häire. Lähtudes siis arstiks õppinud inimesena nendest õpikutest ja teaduslikest raamatutest, mille abil ta kunagi õppis, mis on olnud laialt käibes, lihtsalt kasutas seda oma tekstis nagu ühe sellise määratlusena, mis ei ole isegi keskne määratlus seal, sest see tekst on iseendast ikkagi selline usuline traktaat oma olemuselt, aga siis ta kasutab selle homoseksuaalsuse määratlemiseks sellist mõistet nagu psühhoseksuaalse arengu häire. Ja seda luges kohus siis kuritegelikuks väiteks või siis õigusvastaseks väiteks ja selle väite esitamise näol on siis toime pandud rahvarühma või siis inimrühma vastane vaenu õhutamine ja põhimõtteliselt siis Räsänen on süüdi võrdselt teiste inimsuse vastaseid kuritegusid toime pannud roimaritega, sest seesama paragrahv Soome seadusandluses käsitleb ka kõiki muid selliseid inimsuse vastaseid kuritegusid nagu genotsiid ja nii edasi. Ja nagu Räsänen ise kommenteeris, et tegelikult sellega kohus läks kõrvale usuvabaduse temaatikast, et nüüd kohtu all ei ole piibel enam. Ja seda tahetigi vältida, et ei läheks välja maailma sõnum, et Soomes mõisteti kriminaalseks mingisugune piiblisalm või selle tsiteerimine siis, kui täpne olla, vaid et kohus täiesti ülgas selle valdkonna ja konstrueeris siis sellise otsuse, mis tegelikult räägib justkui inimõigustest või siis nii-öelda inimõiguste eitamisest, konkreetselt siis küsimus on homoseksuaalide õiguses. Ja Juhana Pohjola mõisteti süüdi siis selle eest ja samuti Luter Säätio, et
ta oleks pidanud teadma juba alates 2019. aastast, kui prokuratuur seda menetlust alustas ja enne seda veel politsei, et nimetatud pamflett või traktaat võib sisaldada kuritegelikku sisu. Juhana Pohjola oleks pidanud teadma kohtu arvates, et usulist õpetust sisaldav traktaat võib endas kätkeda kriminaalset sisu. Ja siis vastavalt mõisteti süüalustele või süüdi mõistetutele trahv, mis siis Päivi Räsäneni puhul, nagu meediast oli lugeda, on 1800 eurot, piiskop Juhana Pohjola puhul siis 1100 eurot ja Lutersäädjale kui ühingule, mis siis selle brošüüri avaldas, on ta siis 5000 eurot. Et need ei ole iseendast ju suured summad, aga põhimõte on selles, et nüüdsest peale tegemist on kuritegu toime pannud isikutega. Vihakuritegu, lausa genotsiidi mõõtu kuritegu toime pannud isikutega. Ja mis on tegelikult kogu selle asja tuum minu arvates ja mida ka tegelikult Räsänen on ise välja ütelnud ka alles ühes videosaates, mida siin mul õnnestus vaadata enne käesoleva saate algust, et tegelikult kohus, Soome kõrgeim kohus, ülemkohus on põhimõtteliselt kuulutanud kuritegelikuks käsitluse, mille kohaselt homoseksuaalsus võib olla kõrvalekalle normaalsest seksuaalsusest. Ükskõik, kes nüüd tuleks sellise mõttekäiguga välja, olgu ta teadlane, arst, kirikuõpetaja, usukuulutaja, tavaline inimene, ja kui ta esitab väite, et homoseksuaalsus on kõrvalekalle normaalsest seksuaalsusest, on tegemist kuriteoga ja seesama inimene läheb koheselt paragrahvi alla. Nii et selles mõttes on minu meelest Soome õigussüsteem jõudnud palju kaugemale kui mitmedki Euroopa riigid ja ka meil Eestis veel ei ole see asi nüüd nii kaugele läinud, kus on siis tõesti selgelt kuritegelikuks kuulutatud, mitte mingisugune üleskutse esitamine, mingisuguse inimgrupi vastu suunatud üleskutse esitamine, vaid lihtsalt rahulikult esitatud arutlevas toonis. Esitatud väide kellegi nii-öelda siis seksuaalse suunitluse osas seisukoht, mis tegelikult on ju veel mõnekümne aasta eest olnud ka lausa õpikute lehekülgedelt leitav. Nii et see on nagu kõige olulisem selle kaasuse juures tähele panna. Ja muidugi siin on vastamisi kaks täiesti erinevat inimese käsitlust. Ühel pool on kristlik, traditsiooniline inimkäsitlus koos siis seksuaalsuse käsitlusega ja teisel pool on uus, liberaalne, revolutsiooniline inimkäsitlus või siis ütleme kristlik ja jutumärkides humanistlik. Ja nüüd me näemegi lihtsalt seda olukorda, kus siis seda humanistlikku revolutsioonilist käsitlust kehtestatakse mitte ainult seaduste abil, vaid juba kohtuvõimu abil. Ja see on nüüd tegelikult see teema, millele tuleks nagu tähelepanu pöörata, et küsimus ei ole enam mõttevabaduses, veendumusvabaduses, vaid selles, et ühte ideoloogiat, ühte käsitlust kehtestatakse riigivõimu poolt kohtuvõimu kätega ja kriminaalseaduste abiga. Ja ma arvan, et see on see, mida saaks nagu kõige täpsemalt siis selle Räsäneni ja Pohjola kaasuse kohta ütelda. Ja võib-olla väike täpsustus selle Pohjola ja Räsäneni kaasuse osas, et Soome riigi peaprokurör Raija Toiviainen algatas kriminaalmenetluse Räsäneni ja siis ka Pohjola vastu kuskil 2021. aasta aprilli lõpus, kui ma mäletan. Kuigi 2019. aastast toimus siis eeluurimine, mille
raames nii Pohjola kui ka Räsänen käisid korduvalt Soome politseis. Ja muuseas nii Pohjola kui ka Räsänen selles samas saates, millele sa viitad, mis oli väga hea ja kokkuvõttev, kus nad kommenteerisid enda protsessi. Nii Räsänen kui Pohjola ütlesid ka seda, et tegelikult Soome politsei ju toona ei tunnistanud seda, et Eie Räsäneni väljaütlemised või Pohjola ja Luther Säädio poolt välja antud pamflett sisaldaks midagi kriminaalset. Politsei poolt kinnitati seda, et seal ei ole olemas midagi kriminaalset. Ja selle teadmisega varustatuna läkski Pohjola ja nii ka Räsänen edasi selles küsimuses niimoodi, et kogu selle protsessi vältel see kurikuulus pamflett Meheks ja naiseks lõida nad on siis olnud väljas, sellepärast et lisaks sellele, et Soome politsei ei näinud seal midagi kriminaalset Ei Räsäneni väljaütlemistes, sest tegelikult see süüdistuste pamflett, mille Raija Toiviainen Räsäneni vastu esitas, oli ju väga palju pikem ja laiem. Seal oli ka väljaütlemised näiteks Ruben Stilleri saates, kus Räsänen tuli kommenteerima enda vastu algatatud protsessi. Ja Raija Toiviainen tuli ja võttis siis selle ka veel lisaks süüdistuse koosseisu. Aga siis Pohjola ja Luther Säädio olid teadmises, et tegu ei ole kriminaalse kirjandusega, nii nagu nad praegu kommenteerisid seda natukene nagu muiates. Ja kui vaatame nagu seda, et kuidas Soome 2 eelnevat kohust siis seda protsessi menetlesid, siis 2 madalama astme kohtujärgus mõisteti ju Räsänen, Pohjola ja Luther Säädio õigeks. Et siin ei olnud mingit küsimus selles, et justkui Pohjola oleks pidanud teadma seda, et selline pamflett sisaldab kriminaalseid väiteid. Loomulikult on tegu nagu täiesti hullumeelse ideoloogilise sellise kitsarinnalisusega. Ja seda, mis ma panin tähele sellest kommentaaris, see on huvitav seda, et kohus paneb Räsänenile ja Pohjolale ette seda, et kui öeldakse, et homoseksuaalsus ei ole loomulik seksuaalsus ja ta on deviatsioon loomulikust seksuaalsusest, siis see väide iseenesest on vastu väitele, et inimesed kõik on oma põhiolemuselt võrdsed ja samaväärsed. Ja Räsänen ja Pohjola äärmiselt niimoodi jõuliselt kommenteerivad seda ja ütlevad selgelt välja, et see on olnud kogu nende pamfleti sisu, et tunnistada seda, et me oleme kõik patused ja et üks patt ei tee teisest inimesest veel vähem inimest, vaid me kõik oleme patused, me kõik vajame armu ja me kõik oleme Jumala ees sama väärtuslikud, nii nad väljendasid seda. Et see on olnud Räsäneni, ta isegi ütleb seda tema enda poliitilise karjääri üheks peamiseks nagu baasideeks, et ta on olnud 20-30 aastat Soome poliitikas, ta on endine siseminister, ta on endine kristlike demokraatide esimees olnud ja sestap ta ütleb ka seda, et see on olnud tema peamine ideaal üleüldse ühiskonnas. Ja nüüd, kui öeldakse seda välja, et kui keegi ütleb, nagu sa väga hästi ütled, et homoseksualism on teatav deviatsioon loomulikust seksuaalsusest, et see on kriminaalne väide ühiskonnas ja sellega juba süüdistub inimene siis just nimelt sellise nii-öelda rahvarühma vastase vihakõne paragrahvi. Ja siis on tegu millegi täiesti nagu hullumeelsega. Sellepärast, et ja mida siin võib nagu lisaks veel mainida, et kui selles pamfletis sisalduvad väited sellest, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalne häire, on otsene vihakõne ja rahvarühma vastase vaenu õhutamine, siis tegelikult on väga huvitav olukord ühe teise kirikuga ja väga paljude teiste teostega. Nii et tegelikult enne, kui ma tulen selle kiriku juurde, ütlen kohe ära, kuidas Räsänen kommenteeris seda, et see
psühhoseksuaalse häire nii-öelda väike pisikene lõigukene, mis seal selles pamfletis oli tegelikult laenatud tal enda õpinguaegadest pärinevast kirjandusest. Ja üheks kirjanduse lätteks oli üks Soome kuulus psühhiaater ja psühholoog, kelle tekstid on siiamaani saadavad. Et kas nüüd minnakse tõepoolest tema tekstide juurde ja Räsänen kas tsiteerib või parafraseerib tema enda selle Soome kuulsa psühholoogi või psühhiaatri mõtteid, kelle nimelist auhinda antakse välja, mul ei jäänud see nimi praegu meelde sealt saatest, aga siiski. Ja ta ütleb, et kas me lähme nüüd põhimõtteliselt nagu raamatu põletamise teed, et põhimõtteliselt ka selle psühholoogi ja psühhiaatri tekstid tuleb nüüd raamatukogust välja võtta ja hakata neid põletama, sellepärast et tegu on ju Soome kõrgeima kohtuotsuse järgi kriminaalse tekstiga, ka nendes nii-öelda küsimustes. Nii Räsänen kui Pohjola räägivad pikalt sellest, et pole kunagi olnud sellist pretsedenti Soomes, et teaduslik diskussioon, mis on oma olemuselt teaduslik, et kas tegu on psühhosotsiaalse, psühholoogilise häirega, deviatsiooniga või mitte, et seda hakkab reguleerima meil kohus. Kuigi selge on see, et see ei ole peamine küsimus, see on üks selliseid kõrvalküsimusi selles, et peamine küsimus loomulikult on see, kas ühiskonnas on üldse legaalne ja lubatud väita seda, et on olemas üks normatiivne seksuaalsus. Ja see, mis on loomiskorras inimesele antud, et inimene on loodud meheks ja naiseks, nemad moodustavad abielu ja sellest abielust viljakas suhtes sünnivad ka lapsed. Kas on enam üldse võimalik seda öelda välja sellise imperatiivina, ilma et oleks karta riigipoolset sekkumist ja kriminaalkorras karistamist. See kohtuotsus annab selge viite seda, et Soomes vähemalt ei ole seda võimalik enam teha. Aga kui nüüd üldse rääkida sellest, et kas homoseksuaalsed suhted on loomuvastased või mitte, siis üks teine kirik, Soomes mitte küll väga tõsiselt esindatud, aga siiski piisavalt esindatud, aga maailmas esindatud üle miljardi inimesega, nimelt Rooma katoliku kirik ütleb oma katekismuses väga selgelt välja. Punktis 2357 ja kui te lubate, siis ma loeksin selle punkti tervikuna ette. See punkt käsitleb homoseksualismi. Ja mind nüüd väga huvitab see, et kuidas näiteks Soome kõrgeim kohus hakkaks käsitlema seda täiesti ametliku kiriku dokumendi käsitlust ühest seksuaalperverssusest, homoseksualismist nimelt. Ma loen selle ette. Homoseksuaalsus tähendab suhteid meeste või naiste vahel. Kas erandlikult või valdaval määral tunnevad seksuaalset ahvatlust samasooliste isikute suhtes. Homoseksuaalsust on erinevatel aegadel ja erinevates kultuurides esinenud väga mitmesugustes vormides. Selle psühholoogiline või psüühiline kujunemine on veel suures osas selgusetu. Toetudes pühakirjale, mis nimetab homoseksuaalseid suhteid rängaks eksimuseks, on kiriklik traditsioon alati kuulutanud, et homoseksuaalsed suhted on olemuslikult loomuvastased. Need on vastuolus loomuseadusega. Need välistavad suguaktis elu edasiandmise ning need ei lähtu tõelisest kiindumuslikust ja seksuaalsest komplementaarsusest. Neid ei või mingil juhul heaks kiita. Tsitaadi lõpp. No nii, kui nüüd Räsäneni ja Lutherfondi raames on selline protsess algatatud, ma ei taha küll nüüd nagu Soome riigiprokuratuurile ja teistele nii-öelda relvi kätte anda. Aga mind väga huvitaks ausalt öeldes, kuidas näeks välja selline protsess, et võetakse Soomeski tegutsev Rooma katoliku kirik selle katekismuse, täiesti ametliku katekismuse punktiga 2357 vahele ja öeldakse, et teil ei tohi meie riigi, Soome riigi seaduste järgi ja selle pretsedendi järgi, mis nüüd Räsäneni puhul ja teiste puhul on siin loodud, ei tohi olla sellist käsitlust, et on väidetud, et homoseksuaalsed suhted on olemuslikult loomuvastased. Ehk siis see inimkäsitlus hõlmab seda, et homoseksuaalsus ei kuulu kristliku inimkäsitluse normatiivse kaanoni hulka.
see on midagi, millest tuleb terveneda, see on patt, mis tuleb ületada Kristuse armu abil. Aga need on olemuslikult loomuvastased ja mind väga huvitaks tõesti, et kuidas see asi on ja kuidas see asi nagu Soomes välja mängitakse. Ma ei tea, kas Soome kõrgeim kohus või mingi muu instants nagu riigiprokuratuur julgeb minna katoliku kiriku vastu, aga mind tõesti huvitaks, et kui mindakse, siis kas katoliku kirik, mida ta teeb sellises olukorras, sest tegu on ametliku katoliku kiriku positsiooniga ja teoloogid, erinevad modernistid, olgu need ka Saksa piiskopkonnast või Saksa piiskop tervikuna, mis on põhimõtteliselt läinud peaaegu hereesia, tegelikult oleme ausalt hereesia teed, siis nemad võivad seletada mida tahes, aga see on kiriku ametlik positsioon. Ja saab nüüd näha, et kas sellised revolutsioonilised ja liberalistlikud raamatupõletamistalgud võetakse ette mitte ainult Soome psühhiaatria klassikute raames ja puhul, vaid ka tegelikult laiemalt erinevate religioonide, kaasa arvatud katoliku kiriku õpetuslike baasdokumentide osas. No ma arvan, et tegelikult me ju teame seda vastust, et kas nad julgevad minna ka katoliku kiriku kallale. Kui me tuleme Eestisse ja vaatame, kuidas meie võimud on praegu ette võtnud Eesti suurima, arvatavad siis liikme arvult suurima kiriku, Vene õigeusu kiriku, osa Eesti kristliku õigeusu kiriku ja päris kartmatult üritab siis seda kirikut paika panna sel viisil, et ta peaks oma kanoonilised suhted katkestama, siis täpselt samamoodi saab riigivõim, eriti kui ta on selline ideoloogiline ja ongi ideoloogiliselt motiveeritud riigivõim, võib esitada mis tahes konfessioonile, ka katoliku kirikule. Seda enam, et tegelikult üks asi on see, et katoliku kiriku ametlik õpetus on sel viisil ju väga kiiduväärselt fikseeritud, aga teine asi on see, et kahtlemata siis sellises olukorras paljud katoliku ja ka teiste konfessioonide kirikutegelased ilmselt ei tõsta seda esile, seda õpetust. Nad teavad, et see toob kaasa pahandusi, las see punkt olla seal kuskil katekismuses, võib-olla võetakse see kodulehelt maha, ma ei tea, kas see on ka internetis olemas, et kui ta on trükitud raamatus, siis on tõesti küsimus, et kas raamatut korjatakse kokku ja pannakse tuli otsa nagu vanal ajal aga ütleme interneti, neid tekste saab ju kohus sundida inimesi korrigeerima või siis mingisugused kohad kinni katma, nagu selle Räseneni pamfleti puhul ongi juba tehtud. Aga me kõik saame aru, et see Räseneni ja Pohjola ja Lutersäädja osas langetatud kohtuotsus on mõeldud pretsedendina, see on mõeldud hirmutamisena, et kellelgi teisel ei tekiks tahtmist avalikult kuulutada ja õpetada sellist õpetust, mis läheb vastuollu riigi aluseks või ühiskonna aluseks olevate, jutumärkida siis väärtustega, euroopalike väärtustega ja mis on sellest tegelikult veelgi süngem. Me räägime siin nüüd ühest kaasusest, mis on tõesti otsapidi ju usuvabaduse kaasus, sest me näeme siin just nimelt usuliselt motiveeritud hinnangu andmist teatud tüüpi inimkäitumise vormile. Aga tegelikult on ju võimalik sellist lähenemist kohtu poolt laiendada ja laiendada ka teistele nii-öelda jutumärkides teadusvaldkonda kuuluvatele küsimustele, eks ole, et või isegi võib-olla mitte jutumärkides, aga just nimelt teadusvaldkonda kuuluvatele küsimustele, et kehtestada ühiskonnas õige arusaam, õigesti mõtlemine mingites olulistes ühiskonnale või poliitikutele, poliitilisele süsteemile olulistes küsimustes. Et antud juhul siis, milles oli Päivi Räseneni kuritegu, et ta esitas väite, mis siis kohtu hinnangul solvas ühte inimrühma ehk siis homoseksuaale. Et väide kõrvale kalde kohta nende seksuaalsuse puhul
on solvava iseloomuga ja järelikult see on ka vaenu õhutav samaaegselt, kuigi ma ei näe seal, kuidas see saab niimoodi olla. Aga see oli see väide. Aga me võime täpselt samamoodi konstrueerida sellise mõttekäigu näiteks kliima soojenemise või täpsemalt siis inimtekkelise kliima soojenemise eitamise kohta. Et ka see on kuritegelik väide, sa eitad teadlaste konsensust, seda konsensust, mida siis väidetavalt teadlased esindavad, teadlaste konsensust ja kuna kliima soojenemise eitamine tegelikult takistab selle kui probleemiga tegelemist, põhjustab see kannatusi kogu inimkonnale ja kahtlemata toob see kaasa keskkonnakahjusid, nii et ilmselgelt on tegemist väga ohtliku kuriteoliigiga, kui sa eitad inimtekkelist kliima soojenemist ja astud vastu nendele poliitikatele, mis siis üritavad seda väidetavalt inimtekkelist kliima soojenemist kuidagi pärssida. Või täpselt samamoodi, kui sa eitad vaktsineerimist, vaktsineerimise kohustuslikkust, eriti teatud eksperimentaalsete vedelikega, nagu me siin mõne aasta eest ju seda nägime. Et ka see on tegelikult ühiskonnaohtlik käitumine, kuni selleni välja, et sinu vanaema võib ära surra, sa oma hoiakuga põhjustad teiste inimeste surma või tervise pöördumatu kahjustamise ja nii edasi. Ühesõnaga, me saame konstrueerida sellise mõtteviisi alusel ju üha uusi ja uusi punkte, milles on võimatu väljendada eriarvamust või teissugust arvamust, kui siis nii-öelda see konsensus, olgu ta teaduslik konsensus, olgu ta demokraatlik konsensus või mis iganes konsensus ette kirjutab. Ja see tähendab seda, et me tegelikult oleme juba loobunud demokraatlikust pluralistlikust ühiskonnast. Tegelikult demokraatlik pluralistlik ühiskond on ju ka oma olemuselt revolutsiooniline ühiskond, sest see loodi või kutsuti ellu revolutsiooni edenemise käigus selleks, et võtta kristlastelt või kirikult ära see varasem ühiskonnas nauditud positsioon, juhtiv positsioon. Et need olid just kirikutegelased, kes siis panid paika ühiskondliku moraali, kes ütlesid sõna sekka teaduse osas, kõik need Giordano Brunod ja Galileo Galileid, eks ole, mida ikka tuuakse ju näiteks, kuidas kirik takistas teadust ja astus vastu teisiti mõtlemisele. Demokraatlik pluralism oligi ju mõeldud sellise vana konsensuse lammutamise vastu. Ja nüüd me näeme, kuidas on tekkimas mingisugune uus konsensus või uued konsensused, ideoloogilised konsensused või mingid muud õpetuslikud konsensused, mis kehtestavad ennast tegelikult, ütleme siis samade vahenditega, et me oleme jõudnud kaasaegsesse nõiaprotsessi, sõna otseses mõttes nõiaprotsessi või Ketseri protsessi, kuidas siis parasjagu võtta, ütleme võib-olla pigem siis Ketseri protsessi, et meil on siin ühed inimesed, kes eitavad õiget õpetust, kes on ise hälvikud, sest nad hälbivad õigest õpetusest ja nad tuleb kohtusüsteemi abil paika panna, kui muul viisil ei saa. Ja selles mõttes see ülemkohtu otsus või peaks ütlema ülekohtu otsus oli veel viimane võimalus saada nii-öelda sabast kinni, sest vastasel korral nad oleksid välja lipsanud kogu sellest menetlusest ja kogu sellest protsessist. 2 kohtuastmes võttis kohtuvõim tagasi kõik süüdistused, mida prokuratuur nende vastu esitas. Ja peaprokurör ei jätnud jonni, peaprokuröri isikvahetus, eks ole, kogu selle menetluse käigus. Raia Toiviainen oli alguses ja ma ei mäleta, kes seal nüüd praegult on. Igatahes prokuratuur hoidis kramplikult sellest menetlusest kinni ja tiris selle ülemkohtusse välja. Ja seal ilmselt siis inimesed vaatasid, et see nüüd on praegu viimane võimalus ennast maksma panna ja paika panna nii Räsänen kui Pohjola kui Luter Säädja. Nii et see on puhtalt poliitiline, puhtalt ideoloogiline otsus, öelda kui mida tahes, mitte kuskilt otsast mõistlikule inimesele. Ei paista sealt välja, et need leebed kristlased nagu Räsänen ja Pohjola oleksid toime pannud mingisuguse tõelise vihakuriteo.
Nad ei ole kellegi vastu juhutanud vaenu, nad ei ole teinud mitte mingisuguseid üleskutseid kedagi diskrimineerida. Nad on rahulikult, argumenteeritult esitanud kristlikku õpetust. Ja ainus, mis tegelikult selles olukorras on võimalik teha, kui sa ei nõustu nendega, on argumenteerida vastu. Võiks siis igasugused homoühingud või ka, ma ei tea, ametlik Soome Luteri kirik, kes oma juhtkonna tasandil on siis ka tegelikult selle homoideoloogia omaks võtnud, võiksid siis anda oma mingeid pamflette välja ja argumenteerigu seal, eks ole, et argument argumendi vastu, piiblitõlgendus piiblitõlgenduse vastu. Aga ei, see asi on vaja panna ühiskondlikult paika. Ja nagu ma ütlesin, kõige hullem ongi selle juures see, et see ongi ideoloogilise diktatuuri kehtestamine. See on ainult üks valdkond, kus seda teha saab, et võtta kristlastelt ära see tahtmine ja soov öelda välja asju, mis lähevad vastuolu siis sellise valitseva ühiskondliku arusaamaga sellest, mis on õige, aga täpselt samamoodi on võimalik kogu seda suhtumist ja mõtteviisi laiendada kõikidele teistele valdkondadele. Ja selles mõttes Räsänen märkis ju väga tabavalt selles saates, kus ta koos Pohjolaga esines, et teaduses ju muutuvad seisukohad kogu aeg. Alati tulevad mingid uued hinnangud, uued määratlused ja isegi kui nagu see väide, mida tema seal brošüüris mööda minnes esitas, ei olnud isegi keskne väide seal selles brošüüris, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arengu häire, nagu see tal oli, et isegi kui see ei peaks paika pidama nüüd mingite uuemate teaduslike uuringute järgi, et siis kuidas saab seda kuulutada kriminaalseks väiteks, kuidas saab kohus kuulutada seda ühte teaduslikku seisukohta või ütleme teaduslikku siis arvamust, oletust, hüpoteesi kriminaalseks. Niimoodi on ju võimatu üldse teha mingit teadust, siis ka teadlased peavad pigemini, täpselt nii nagu meie seda ju mäletame nõukogude ajast, et ka teadlased ei tohtinud ju seal vastuollu minna partei dogmadega. Iga teadustöö, ükskõik mis valdkonnas, algas ju teatavasti ja mäletatavasti partei dogmaatika tsiteerimisega, Marx, Engels, Lenin, mida nemad olid arvanud matemaatikast, mida nemad olid arvanud füüsikast, mida nemad olid arvanud mingitest muudest asjadest, ajaloost ja sellistest ideoloogilistest teadustest rääkimata. Et nüüd siis on samamoodi, et kõigepealt peab teadlane ennast kurssi viima kohtupraktikaga, vaatama järgi, et ega ta ei lähe vastuolu mingisuguse väärtusteemaga, inimõiguste teemaga ja alles siis ta sõnastab oma järeldused teadusvaldkonnas. Aga keerulisem on see muidugi usklikel, et loomulikult tuleb ju kõikidel kirikutel, usulistel ühendustel valida, mida nüüd edaspidi ütelda, nagu sa katoliku kiriku tõid näiteks, et kas õpetada seda, mida kirik oma dokumentides õpetab või libiseda sellest üle või hakata midagi vastupidist õpetama. Nii et selles mõttes on see äärmiselt kahetsusväärne juhtum ja saab näha, millega see lõpeb, sest tegelikult see päris lõppenud veel ei ole, et ma saan aru, et nendel on ikkagi kavatsus minna Euroopa Inimõiguste Kohtusse välja ja see on juba täiesti omaette samm ja ei oska prognoosida, mis sealt veel tulla võiks, kui nad selle ette võtavad. Jah, luterlik piiskop Juhana Pohjola ütles selles kommentaaris väga hästi, et kui see pamflett on nüüd kriminaalseks kuulutatud, siis see 2004 avaldatud pamflett, milles tõepoolest selle homoseksualismi psühhoseksuaalse häire osa oli tõepoolest ainult üks väike pisikene kõrvalmärkus ja pigem keskendus kogu pamflett piibliõpetusele abielust ja mis on kristliku traditsiooni nägemus loomiskorrast. Et Juhana Pohjola räägis sellest, kuidas see pamflett tegelikult ongi siis Luter Säädio poolt avaldatud nende kirikliku kogukonna selline õpetuslik, kui mitte dokument, siis vähemalt nende õpetust ja piibellikku õpetust esitlev dokument. Ja see dokument nüüd väga sellises keskses osas on kuulutatud põhimõtteliselt kriminaalseks. Et kujutate ette, kuhu asi välja on jäänud. Selline rahulik, traditsionaalne kristlik nägemus Soomes
Et kui te üldse teate, kuidas Soome ühiskond on üles ehitatud, siis võib-olla selline nagu rahulikud traditsionaalsed kristlased on niigi igavas Soomes ühed kõige igavamad, rahulikumad ja mõistlikumad inimesed, et nende pamflett, mis räägib abielust, ilmselgest, tõelisest, tõesest tasandist, mida me oma hinges kõik tegelikult ära tajume tõena ühel või teisel viisil, et me võime igasuguseid muid asju sinna peale laduda ja eitada seda, et ei, see ei ole tõde, aga tegelikult me tajume kõik selle ära tõena, sest see on lihtsalt tõde. Et need inimesed ei saa väljendada omaenda kõige elementaarsemat, kogu kristlaskonna poolt jagatud loomiskäsitlust Soome Vabariigis, sest nende seda populariseeriv pamflett on kuulutatud kriminaalseks kirjanduseks. Et kujutate ette, kuhu me sellega välja oleme jõudnud. Meil Eestis asjad veel nii hullud ei ole, me oleme revolutsioonist natukene maha jäänud, aga Soome on alati olnud meile suureks eeskujuks ja kui me nüüd mõtleme, et justkui see Soome juhtum ei mõjuta Eestit, siis mõelge uuesti. Esiteks, võiks see olla Eesti ühiskonnale selliseks suureks äratuskellaks üldse, et nii kaugele võib minna ideoloogiline diktatuur sõnavabadusest sõnavabaduse maha salgamine ja selle peal tallumine, kui ühiskond ei pane selle ette selgeid piire. Nii kaugele võib jõuda põhimõtteliselt ka justiits omavoli nende inimeste vastu, ideoloogiliselt mahitatud ja ideoloogilist diktatuuri teostav justiits omavoli, kui ühiskond ei pane sellele ette selgelt punast märki, ei, siit edasi enam ei minda. Ja sellepärast ongi see probleem mitte ainult Päivi Räsäneni probleem või see ei ole Juhana Pohjola või see ei ole traditsionaalselt meelestatud kristlaskonna probleem. Ja sa viitasid ka sellele, et tegu on tegelikult kogu ühiskonna probleemiga. Esiteks on see tegu kogu Soome ühiskonna probleemiga, aga me võime ütelda ka laiemalt, et tegu on kogu lääne ühiskonna, lääne tsivilisatsiooni probleemiga. Tõepoolest, oleme täpsed, kohus ei kriminaliseerinud piibli tsiteerimist, sest nad said aru, et kogu see protsess on äratanud ka rahvusvaheliselt väga palju tähelepanu ja nii USAs kui Euroopas jälgitakse seda protsessi ja kui mina läksin sotsiaalmeediakanalisse X, siis peale seda otsust oligi põhimõtteliselt USA konservatiivide seas esimeseks uudiseks kahtlemata Päivi Räsänen, nii et Päivi Räsänen on selline sõnavabaduse superstaar ka juba USAs ja Euroopa konservatiivsetes ringkondades ja Soome ülemkohtu otsus tuuakse välja sellise kuidas öelda, hoiatava näitena, et kui kaugele võib ideoloogiline diktatuur sellises justiits omavolis välja jõuda. Ning tegelikult ka Soomes resideeruv USA suursaadik võttis tegelikult sõna Räsäneni kaitseks selles küsimuses. Kuni sinnamaani välja, et isegi Soome peaminister kommenteeris, Petteri Orpo kommenteeris seda, et selline sekkumine Soome siseasjadesse ei ole tegelikult üldse soovitav ja soovitatav, et niimoodi ei saaks tegelikult teha. Aga USA suursaadik ütles selgelt välja oma positsiooni ja toetas Päivi Räsäneni. Aga kui me vaatame seda, et kuidas Soome ühiskond ikkagi käitunud on, siis mina arvan küll, et me võime ütelda seda, et soomlased võivad omale nüüd ikkagi tuhka pähe raputada ja eelkõige võib raputada omale tuhka pähe Soome evangeelne luterlik kirik. Et ma lugesin ka neid kommentaare, mis sealt tuli, siis mõningate piiskoppide poolt on olnud sellist natukene sellist väga sordiini all olevat kriitikat ja väikest vaikset mõminat selle otsuse suunas, aga näiteks piiskop Teemu Laajasalo sealt Helsingist ütleb otse välja, et ega siin ei ole tegelikult midagi, et olgu kõik sellega rahul, selle otsusega, ülemkohus on oma töö teinud, piirid on paika pandud, uus pretsedent on loodud ja Teemu Laajasalo on olnud üks nendest meestest, kes on korduvalt Päivi Räsäneni suhtes
esinenud selliste nagu pigem moraliseerivate ja teda ründavate väidetega, et eks oleks ikkagi pidanud natukene suu koomal hoidma ja seda ütleb siis Helsingi ühe suurima ja nagu esmase Soome piiskopkonna evangeelse Luteri kiriku piiskop. Nii et see kirik on täiesti andunud revolutsioonile, selle kiriku piiskopid on selgelt andunud revolutsioonile, mäletame loomulikult seda, kuidas juba 2017. aastal vahetult tegelikult üks nendest käima lükkavatest sündmustest oligi see, et Soome luterliku kiriku ametlikuks koostööpartneriks sai Soome homoorganisatsioon ja Soome Pride liikumine ja Helsingi piiskop toonane marssis Soome Pride'i esiotsas koos mõnede teiste piiskoppidega seal. Nii et ja seda siis kommenteeris Päivi Räsänen, tsiteerides meile tuntud Pauluse roomlaste kirja esimest peatükki. Ja seda kohus ei kriminaliseerinud, ta sai aru, et asi on liiga tõsine, kui ta selle kallale läheb. Aga üldiselt kriminaliseeriti kristlikku inimkäsitlust avalikult väljendav ja kristlikku seksuaalmoraali abielu käsitlust avalikult väljendav kõne. Nii et nüüd peaksid igasugused kristlased, kes tegelikult kaitsevad abielu sellise julma homoseksualistliku revolutsioonilise diktatuuri eest pidama oma keele hammaste taga ja mitte midagi enam välja ütelda. Ja kui ma nagu täienduseks toon selle, et sa küsisid, et huvitav, kas see katoliku kiriku katekismuse punkt on ka kuskil avalikult saadaval, siis vahepeal, kui sa kõnelesid, siis kontrollisin selle reaalajas üle ja tõepoolest Soome katoliku kiriku kodulehel on ilusti katekismus olemas, kaasa arvatud ka see siin saates juba kõlanud katekismuse punkt, nii et tegelikult täpselt samadel alustel võiks Soome riigiprokuratuur algatada praegu otsese protsessi Soome katoliku kiriku suunas. Ja mina samamoodi ei kahtle, et see revolutsiooniline kaader on täiesti võimeline selleks. Nad on ideoloogiliselt pimestatud isikud, kelle eesmärgiks on, nii nagu Soome peaprokurör ka tunnistas hea meelega, et eesmärgiks on luua pretsedent. Eesmärgiks on teha selle ohvri talle ohverdus siin revolutsiooni rüvedal altaril ära, et kõik teised, kogu ühiskond oleks teadlik sellest, kus on vaba kõne piirid ja kus seda ei ole. Ja tõepoolest, ega Soomes me oleme näinud nagu mingisugust kriitikat selle osas, mõned poliitikud on välja tulnud, et on mindud sõnavabaduse ja südametunnistuse vabaduse vastu, aga oleme ausad, kui ikkagi ühiskond oleks väga selgelt võtnud positsiooni, et sellist protsessi ei tohiks üleüldse olemas olla Soomes. Kahe sellise viisaka kodaniku, ühe rahvasaadiku ja vanaema ja ema vastu, kes on väljendanud tervemõistuslikku kiriklikku abielu eetikat, ei tohiks sellist protsessi üldse algatada. Siis seda protsessi tegelikult ei oleks ka, et ühiskond on pealt vaadanud seda, kuidas põhimõtteliselt 7 aasta vältel on Pohjola ja Räsänen läbi sellise kafkaliku protsessi. Ja ma ütleks tegelikult, see ei ole enam isegi kafkalik protsess, et see on juba kraad kõrgem oma absurdsuselt, peaaegu kui Kafka protsess. Siin on midagi sellise orwelliku protsessi, armastuse ministeeriumi protsessi tasanditele jõudev. Vaadanud pealt seda, siis tulemuseks on see. Ja see on kahjuks sellise põhjamaise heaoluühiskonna, ära mömmistunud ühiskonna pale tänasel päeval, et inimesed vaatavad pealt nagu kariloomad, kui ühte nende seast veristatakse ja tunnevad võib-olla head meelt selle üle, et nemad ei ole see, kelle kurku praegu terav nuga või hundi hambad järavad. Ja ma arvan, et see tegelikult on võib-olla kõige olulisem tähelepanek selle loo juures, et ühiskond tegelikult on juba leppinud selle suunaga, on
omaks võtnud revolutsioonilised vaated, kui mitte veel oma südamesse, siis vähemasti oma hinge. Endale antakse aru, et see on praegu see suund, kuhu me läheme. No jällegi, meil eestlastel on nõukogude aja kogemus, oli lühikene kogemus iseseisvusajast 2 maailmasõja vahel, aga väga-väga ruttu pärast teist maailmasõda ühiskond aktsepteeris okupatsiooni tingimustes uue ideoloogia, vaadati, et kuidas selle ideoloogia raames saab elada, asju ajada, karjääri teha, võeti omaks ideoloogilised punktid, korrutati, räägiti, kes olid selles edukamad, need olid ka oma ühiskondlikus karjääris edukamad ja oli ka mõningaid dissidente, kelle peal siis täpselt samamoodi tehti selliseid näidishukkamisi. 80-ndatest teame siin Lagle Parekit, Tiit Madissoni, veel mitmeid teisi, kelle üle siin kohut mõisteti kui dissidentide üle ja tegelikult ega meie ühiskond toona ju luges võib-olla neid Mart Kadastiku või Jaak Kaljo lugusid edasist, mis siis kajastasid neid dissidentide protsesse ja nende isikuid, nii-öelda sellised laimavad ja vastikus stiilis kirjutatud lood. Ja mõtles, et et meie vähemasti ei ole niisugused, meie oleme ikka korralikud nõukogude inimesed. Et muidugi on probleeme siin, et leiba ei ole ja vorst ei ole ja pikad järjekorrad on ja ei ole saada ühte ega teist ja välismaale tahaks minna ja mida kõik, eks ole, toona mõeldi. Aga ühiskond leppis sellega, sest ei nähtud ka, kuidas sealt välja saaks sellest olukorrast. Ja ma arvan, et nüüd praegu selle uue ideoloogilise diktatuuri tulemine on selles mõttes nagu ette määratud, et ma ei näe ei Soomes, ei Põhjamaades ja ka mitte Eestis sellist põhimõttelist vastupanu. Ma arvan, et see kohtuotsus nagu üks aspekt selles või üks kaalutlus, mis võis nendel kohtunikel olla seal, kes sellise otsuse tegid, on see, et ka Soome usuringkonnad, juba mainitud Luteri kirik, tegelikult saab sellest kohtuotsusest tuge ja viib revolutsiooni ka oma ridades palju kaugemale. Me oleme ju teadlikud sellest, et Soome piiskopid on esitanud kirikukogule siis nüüd võrdväärsena 2 abielukäsitust. Et kirikuõpetuses on ju selgelt määratletud, mis asi on abielu. Ja see on praeguseni ametlikult määratletud õpetus, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Ja nüüd Soome piiskopid, kes peaksid olema õigõpetuse kaitsjad ja edendajad, nemad siis on teinud kirikukogule ettepaneku tunnustada 2 erinevat abielukäsitust, traditsiooniline ja siis ka sooneutraalne, mis siis võimaldaks nii-öelda need homoabielud kiriklikult ära laulatada ja ära õnnistada, mida praegu nagu ei saa teha otseselt. Ja ma arvan, et see kohtuotsus on ka mõeldud mingis mõttes abiks nendele revolutsioonilistele piiskoppidele ja teistele kirikutegelastele, võib-olla ka mitte ainult Luteri kirikus, aga võib-olla ka katoliku või ortodoksi kirikus või mingites muudes kiriklikes ühendustes, et viia seda revolutsiooni edasi mitte ainult ilmalikus ühiskonnas, vaid ka kristlaste seas. Et kehtestada totaalselt ja täielikult see uus arusaam inimesest, revolutsiooniline arusaam ühiskonnast ja kogu see pakett, mida nimetatakse siin euroopalikeks väärtusteks. Ja ma ei usu, et Eesti ühiskond kuidagi vastupidavam on. Võib-olla ma kunagi arvasin, et meie ikkagi ei lähe nende rumalustega kaasa, mida seal Põhjamaades ja Lääne-Euroopas ja Ameerikas tehakse. Et see, ütleme siin isegi 20 aastat tagasi, seal kuskil nullindate keskpaigas võis veel niimoodi mõelda, et eestlased ei võta seda omaks. Aga tegelikult me näeme, kuidas Eesti ühiskond on need asjad järk-järgult omaks võtnud. Et isegi veel enne 2020. aastat ju tundus mõte sooneutraalsest abielust ühiskonna enamusele ikkagi vastuvõetamatu. Küsitlused olid sellised ja see vähenes see protsent kogu aeg ühiskonnas, mida aeg edasi. Aga peale 21. aastat või 20. aasta sügist, kui osad erakonnad tegid sellest juba oma ametliku nõudmise ja
eriti peale 2023. aastat, kui see otsus ka Eestis ära tehti, tegelikult ma arvan, et ka ühiskonna vastupanu tahe ja võime selles osas on murtud. See ei tähenda, et me ei peaks selle asja seisma või taotlema algse ja õige abielukäsitluse taastamist, põhiseadusliku abielukäsitluse taastamist. Aga see on juba murtud. Ja see on ainult aja küsimus, kui nüüd tuuakse muu seadusandlus järgi, mis siis seda põhimõttelist revolutsioonilist murrangut peavad toetama. Karistusseadustiku muutused, nagu me teame, siis on ju vihakõne seadus meil jutumärkides, ehk siis vastavad muudatused karistusseadustikku ju ammu ootamas oma järjekorda. Ma olen kindel, et see korisev valitsuskoalitsioon, mis meil praegult on, jõuab selle sammu ennem laialiminekut ja järgmise valimisi ära teha. Ja ma ei ole üldse kindel, kas Isamaa või ka Keskerakond on valmis seda tagasi pöörama. Aga see on juba omaette teema, mida siis Isamaa ja Keskerakond on valmis tegema siin. Aga ma tahan põhimõtteliselt öelda seda, et tegelikult see on nagu mingi uneskõndijate selline kujund tuleb meelde, et minnakse nagu kuristiku poole nagu uneskõndides ja keegi ei leia endas üksikud erandid välja arvata, sellist moraalset jõudu ütelda, et kuulge, et see suund ei ole õige, see lõpeb katastroofiga kogu ühiskonna jaoks, et me liigume ju totalitaarsesse ühiskonda tagasi. Kas me tahame sinna minna? Ei, see on ikka Euroopa, see on vabadus, see on demokraatia, see on liberaalne maailm, läänelikud väärtused ja kes meist Eestis ei tahaks siis elada nii-öelda põhjamaises ühiskondlikus kultuurilises ruumis, et Põhjamaad on meie ideaal. Nii et selles mõttes on selle asja kommenteerimine siin üsnagi kurb ja masendav. Aga ma loodan, et sellest arutelust siiski on abi, vähemasti nende inimeste jaoks, kes on põhimõtteliselt otsustanud, et meie selle häbiteoga nõustuda ei saa ja me teeme vähemasti nii palju, kui meist sõltub endast kõik oleneva, et muud ühiskonda siis selliste arengute ja selliste sammude eest hoiatada ja katsuda neid ära hoida, et me vähemasti võime hiljem olla puhta südametunnistusega teades, et me oleme oma panuse andnud ja kui on läinud teisiti, siis vähemasti mitte meie käe läbi, meie ei ole selles kaasosalised olnud. Ja sa väljendasid väga selgelt seda, millega mina tahtsingi lõpetada, tsiteerides tegelikult Solženitsõnit, kes ütles omal ajal seda, et mitte mingil juhul ei saa minu kaudu edeneda vale. Mina pean olema see, kes valele paneb käe ette. Kõik teised võivad valetada, aga mina ei tohi valetada. Ja sellel teemal võiks arutada veel pikalt ja minu jaoks on võib-olla kõige olulisem selle Räsäneni ja Pohjola kaasuses see, kuidas riiklik surveaparatuur murrab ära inimese suhte tõega. Ja see on midagi antropoloogilist, see on midagi ontoloogilist, ehk siis midagi, mida me võiksime ütelda, et on murtud ära inimene kui selline. Mitte enam ainult mingisugused liberaalsed väärtused või isegi põhiseaduslikud väärtused, vaid on midagi tehtud inimesega ja murtud inimeses sees see kõige elementaarsem suhte maailmaga nii, nagu maailm peaks olema. Meile meenub Winstonile näidatud 4 sõrme armastusministeeriumi keldris ja nõue, et ta peab tunnistama, et 4 sõrme asemel on püsti 5 sõrme. Ja enne kui ta seda ei tunnista, tulevad piinarikkad kannatused. Nii et siin on nagu mõelda Eesti ühiskonnal ka nii mõndagi ja mina loodan, et need asjad on tegelikult äratuskellaks loomulikult Soome ühiskonnale, aga eelkõige meie ühiskonnale, kus veel ei ole selliseid vihakõneseadusi vastu võetud, millega sarnaseid protsesse algatada. Aga ma loodan, et inimesed saavad aru, et tegu on väga tõsise küsimusega. Aga ma tänan, Veiko, selle arutelu eest, suur tänu sulle ja järgmise nädalal jätkame. Ja, aitäh kutsumast. Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios arutlesid Veiko Vihuri ja Markus Järvi. Tänan teid kuulamast. Kõike head ja kuulmiseni.
Perspektiivi raadio